Tere sõbrad! Täna räägime sellest, kuidas tulla toime näljatundega, kui proovite kaalust alla võtta. Mis on nälg? See on üks meie ürgsemaid instinkte. Nälg sunnib teid otsima energiat, kaloreid, mida teie keha vajab liikumiseks, hingamiseks ja sadade muude elutähtsate funktsioonide täitmiseks. Mõnikord näljatunne võib põhjustada kergeid sümptomeid või aistinguid nagu kõhu korisemine, mõnikord midagi tõsisemad nagu pearinglust, üldist nõrkust, kõhuvalu. Tänapäeva ühiskonnas on tavaline, kui nälg tekib umbes 4-5 tundi pärast söömist, kuid see võib juhtuda isegi paar tundi pärast söömist. Tegurid, mis mõjutavad teie näljatunnet, on kui palju kaloreid te tarbisite, teie toidukorra makrotoitainete koostis ja vahekord, valgud, süsivesikud ja rasvad. Ja teie keha metaboolne reaktsioon ehk siis ainevahetuse kiirus. Kas tegemist on näljaga või isuga? Nälja ja söögiisu vahel on väike erinevus. Söögiisu on soov süüa, mida sageli suurendab maitsvate toitude nägemine või nuusutamine. Seevastu nälg ütleb teie kehale, et ta vajab kohe toitu, mis tahes allikast. Kui teie kõht on tühi, käivitab see teie seedetrakti rakkudes greliini vabastamist. Näljahormoonina tuntud greliin annab teie ajule märku, et see kiirendaks maohappe tootmist ja valmistab keha toidu vastuvõtmiseks ja söömiseks ja seedimiseks. Kui olete söönud, saavad greliini vabastavad rakud teie täiskõhust sõnumi, et lõpetage greliini tootmine ja te ei tunne enam nälga. Kahjuks ei tööta see süsteem alati nii, nagu peab. Näiteks võib tuua Prader-Willi sündroomiga laste söömishäireid, mille puhul lapsed on kogu aeg näljased, ülekaalulised. Kui proovite kaalust alla võtta, on väga oluline, et enne sööma hakkamist kinnitada, et see, mida tunnete, on tõeline nälg. On mitmeid asju, mis võivad näljatunnet esile kutsuda ja provotseerida, kuid tegelikult ei ole tegemist tõelise näljaga. Söömine stressi tõttu. Kindlasti olete seda kogenud ärevus rohkemal perioodil. Närvide rahustamiseks näksimine näib aga olevat eriti levinud inimestel, kes võitlevad oma kehakaaluga. Söömine kurbuse või üksinduse leevendamiseks. Seda nimetatakse mõnikord mugavussöömiseks või emotsionaalseks söömiseks. Lisaks veel igavusest söömine harjumusest ja söömine vastusena erinevatele välisteguritele. Mõnikord on raske aru saada, kas sööte vastavalt oma rutiinile või tõeliselt nälja tõttu. Võib juhtuda, et harjute ära söömisega kindlatel kellaaegadel, näiteks töö juures või kodus, arvestamata oma nälga ja söögiisu. Mida süüa näljatunde vähendamiseks? Tahtlik kalorite piiramine kaalu langetamiseks kipub olema kahjulik, kuna see põhjustab sageli suuremat näljatunnet. See võib olla üks peamisi põhjuseid, miks madala kalorsusega dieet tavaliselt püsivat kaalulangust ei too. Õnneks on kaalu langetamiseks palju jätkusuutlikum, meeldivam ja söögiisu vähendav viis. Võtke kasutusele süsivesikute vaene elustiil ja toitumine. Üks esimesi asju, mida märkate varsti pärast süsivesikute vähendamist, on see, et ei ole enam nii näljane. See võib olla osaliselt tingitud sellest, et veres on kõrge ketoonide energiaühendite tase. Kui süsivesikute tarbimine on väga madal, kiirendab teie maks ketoonide tootmist. Uuringud on korduvalt kinnitanud, et ketoosis olemine võib kaalukaotuse ajal ja pärast seda olla võimas söögiisu vähendaja. Tegelikult on mitmed uuringud näidanud, et kui inimesed vähendavad järsult süsivesikute tarbimist, kuid neil on lubatud nii palju valgu ja rasva tarbida, kui need soovivad, söövad nad automaatselt
automaatselt vähem, sest nad ei ole enam nii naljased. Kuigi täpselt mehhanismi ei teata, oletatakse, et kõrgem ketoonide tase on seotud greliini taseme vähendamisega. Greliin on näljahormoon ja samaaegselt suureneb täiskõhutunde hormoonide, näiteks GLP-1 tase veres. Tarbige rohkem valku. Esiteks pakub see asendamatuid aminohappeid, mida teie keha vajab lihaste ehitamiseks ja säilitamiseks. Lisaks kiirendab valk seedimise ajal ainevahetust ja annab külastustunde. Piisava valgu koguse saamine iga toidukorra ajal võib alandada greliini taset ja suurendada hormoonide taset, mis tekitavad täiskõhutunde, näiteks seesama GLP-1. Tegelikult võib valgurikka toidu tarbimine päeva jooksul vähendada toidu tarbimist, ilma et inimene peaks piirama tahtlikult kaloreid. Kui palju valku te vajate? Üldiselt on kõige parem võtta eesmärgiks vähemalt 30 grammi toidukorra kohta. Vajadusel võite kasutada spetsiaalseid tabeleid. Lisage kiudainerikkaid köögivilju. Köögiviljad ei ole mitte ainult madala kalorsusega ning vitamiinide ja mineraalide rikkad, vaid sisaldavad rohkelt kiudaineid, mis aitavad teil saavutada täiskõhutunnet. Veenduge, et valite alati madala süsivesikute sisaldusega köögivilju, et saada ketoosi ja kiudainetega seotud söögiisu vähendavaid eeliseid. Ärge kartke rasva. Rasva vältimine ei ole üldse hea strateegia söögiisu pärssimiseks. Tegelikult peaks süsivesikute vaese või keto dieedi puhul suurem osa teie kaloritest pärinema rasvast. Rasv parandab toidu maitset. Selleks lisage toidu valmistamisel lihtsalt supilusikatäit võid, koort või oliivõli. Vältige toite, mis stimuleerivad söögiisu. On näidatud, et toit, mis sisaldab suhkurt, jahu ja rasvu, nagu küpsised, igasugused muud pagaritooted, aktiveerivad eriti tundlikel inimestel aju tasustamiskeskusi. Parimate tulemuste saavutamiseks vältige suhkruid ja suhkruasendajaid, et hoida söögiisu kontrolli all ja kõrvaldada magusa isu. Nüüd lühidalt, tarbige piisavalt valku, rasvu ja kiudaineid ja vähe süsivesikuid. Tehke vahet näljatunde ja söögiisu vahel. Tehke vahet näljatunde ja joogijanu vahel. Vajadusel tarbige rohkem vedelikku. Kui alles hiljuti olete midagi söönud ja juba tunni või 2 tunni pärast tunnete nälga, proovige oma tähelepanu kõrvale suunata. Keskenduge tööülesannete täitmisele või muule tegevusele. Proovige oma näljatunnet analüüsida. Kui tekib olukordi, kus te ei suuda näljatundele vastu pidada, ärge olge enda vastu karm. Kui mõnel päeval tuleb suurem söögiisu ja te ei suuda vastu pidada, sööge rahulikult, aga lihtsalt teadke, et see oli teie nädalase plaani osa. Proovige olla sihikindel ja pidage meeles, et teie tervis on teie kätes.